Tere päevast, algab taas kord Riigikogus esindatud erakondade opositsioonitund. Kui valitsuse seisukohad ja selgitused kõlavad saates stuudios on peaminister, siis opositsioon, mis teadupärast on juhuslik ja neid ei esinda keegi tervikuna, isegi mitte Urmas Reinsalu, siis demokraatlikus ühiskonnas on ikka tavaks avalikku debatti kaasata ka opositsioon ja täna on põhjust tere öelda Jaanus Karilaidile Isamaast, tere. Andrei Korobeinik on Pärnu stuudios saatega liitunud ja Andrei Korobeinik on Keskerakonnast, tere. Tervist. Tanel Kiik sotsiaaldemokraatidest. Tervist. Ja Siim Pohlak EKRE-st, tere. Tere. Ja küsib Mirko Ajakivi Vikerraadiost. Reporteritund. No enne kui valimiste juurde tuleme, räägiks siiski parlamendis toimuvast ja midagi pole teha. Sügishooaja kõige tõsisem eelnõu, millega kõik komisjonid tegelevad, on järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Tänaseks on see eelnõu saanud kriitikat nii Eesti Pangalt, eelarvenõukogult, aga loomulikult opositsioonilt. Ma alustuseks uurikski, et kas teie arvates on valitsusel olnud ka mõni muu võimalus, kui saata parlamenti eelnõu, mis on planeeritult ajaloo kõige suuremas defitsiidis 4,5%. Et Andrei Korobeinik on meil ka rahanduskomisjoni liige, hakkaks teist pihta, et kuidas teile tundub, et kas oli olemas teistsugune võimalus ka väiksem defitsiit? Jaa, et ma esiteks muidugi, mul on kahju, et Reinsalu ei esinda meid tervikuna, et Postimehes ta on varipeaminister, et ta võiks terves ühiskonnas selline olla. Aga mis puudutab seda defitsiidi, siis tõepoolest see peamine põhjus on kahtlemata see tulumaksu muudatus, mida Reformierakond lõpuks teeb ja mis jagab raha rikkamatele inimestele ja kriisi ajal on see teil päris kurb. Et mitte isegi selle defitsiidi pärast eeskätt, vaid selle pärast, et see tekitab veelgi suuremat lõhet ühiskonnas, et Keskerakond seda muidugi ei toeta. Meie arvates raskel ajal peaks just neid toetama, kellel on kõige raskem, aga koalitsioon praegu on selline, nagu ta on, napi enamusega nad seda suure tõenäosusega võtavad vastu. Jaanus Karilaid, Isamaa on ainsa erakonnana siis esitanud parlamendis oma alternatiivse eelarve. Teised on piirdunud ainult siis muudatusettepanekutega. Ma ei tea, kas see on siis kosmeetiline trikk või mis iganes, aga tulge kuulajate lappi, et kui see nüüd Isamaa teha oleks, siis kui suur see järgmise aasta defitsiit oleks, kui palju teie siis vähem suudaksite laenu võtta? No kõigepealt ütleme, tänane eelarve, mis esitati, peegeldab ikkagi nende poliitikate siis nagu tegemata jätmisi ja tehtud. Eks see on sellise kaootilise ja rabeleva maksupoliitika tulem. Eks see on see, et tegelikult meil ei ole olnud käivitavaid majandusmeetmeid. Me ju vaatame seda siinset piirkonda, võrdleme ennast siin Leedu, Läti ja Soomega. Me elame siin ju pidevas konkurentsikeskkonnas. Nii et eks ta selline peost suhu olev eelarve on, aga see, et juba aastaid ei ole olnud Reformierakonnale majanduslikku visiooni, siis ega ilmselgelt, et sellest kriisist, majanduslikust ja rahanduslikust kriisist ei ole võimalik tuua välja Eestit ju 1-2 kuuga. Mida on vaja, on kindlasti vaja Eesti majandust stimuleerivaid meetmeid. Et see, et kui me näeme, et ka Rail Balticuga on Läti, Leedu ja Poola-poolne koostöö on täna ikkagi tõsise kriitika all, siis me peaksime eelisarendama ikka kohalikku taristut. On need raudteeühendused, kohalikud teed, mis me oleme kuulnud pidevalt ka ju taristu ettevõtjate kommentaare, et üle 4 miljardi on juba puudujääki tegelikult olemasolevatest teede arendusest ja korrashoiust. Nii et sellel eelarvel me oleme teinud oma ettepanek, küsimus pole ju selles puudujäägis. Küsimus on, mida see puudujääk teenib, kui puudujääk teenib ainult jooksvaid kulusid ja ei suuda meie majandust käivitada, nii nagu näiteks meie naaberriik soomlased teevad. On ka pidevas puudujäägis, aga nad suudavad ka oma majandust käivitada. Nii et ega Soome on olnud paljuski ka meie majanduse päästerõngas. Ja jällegi tänane istuv rahandusminister ja peaminister loodavad kogu aeg, et siis Soome ja Saksamaa suudaksid oma majandust kiiremini käivitada, aga enda meetmeid, enda nägemust ei ole ja see on suurim probleem. Siim Pohlak, aastaid on opositsioon ette heitnud koalitsioonile, et majandust ei stimuleerita, inimesi kägistatakse maksutõusudega, aga äkki nüüd ongi koalitsioon teie nõu kuulda võtnud, maksud ju enam ei tõuse, see planeeritud tulumaksutõus jäetakse ära,
tühistatakse juba seadustatud maksutõuse, siis inimestele jagatakse, nagu siin kõlas, laenuraha abil maksusoodustusi. Äkki te peaksite pigem opositsioonis rõõmustama selle üle? No tegelikult võib-olla kogu see asja peaks palju suuremalt, laiemalt käsitlema, et tegelikult tuleks tagasi minna, kui alguses seda tõstatasid küsimuse, et kas oleks olnud üldse teistsugune variant, et ei tehta sellist 4,5% miinuses eelarvet, siis oleks olnud üks võimalus küll, et kui aastal 2021 Reformierakond ei oleks võimule tulnud ja järgmised 4 aastat totaalselt Eesti majandust oma käpardlikkusega põhja lasknud, siis me ei peaks täna sellises miinuses eelarvet tegema, nii et see on nagu selle asja juurpõhjus ja see, et nüüd mingisugused kosmeetilised maksutõusud ära jäetakse, kui tegelikult on juba suur kahju Eesti ettevõtluskeskkonnale tehtud, siis see ei päästa enam midagi ja siin ei ole millegi üle enam rõõmustada. Kui me vaatame kas või mis autoturul toimub, kuidas Lätis, Leedus turg buumib, meil vastupidi kukub ja ka see loodetud automaksu laekumine on tegelikult olematu, siis rõõmustada ei ole siin küll midagi, aga tõesti jah, oleks olnud meil teistsugune valitsus viimased 4 aastat, siis sellises miinuses eelarvet meil täna ei oleks. Tanel Kiik, valitsus ütleb, et defitsiit on vältimatu, tuleb tõsta siis riigikaitse, sõjalise riigikaitse kulusid, tuleb ka tegelikult tõsta avalikus sektoris palku päästjatel, politseinikel, kultuuritöötajatel, et sotsidel ei saa ju midagi selle vastu olla. No oleme ausad, et valitsusel on kahtlemata valikuvõimalus alati ja selle valitsuse valik on olnud toetada eeskätt seda osa ühiskonnast, kes endaga nii hästi toime tuleb, ehk jõukamat osa ühiskonnast. See nii-öelda maksuküüru kaotamise loogika tegelikult ka kõigi maksude puhul, ka vaatame, et käibemaksu tõus tehti tähtajaliselt, mis enne oli tähtajatult, mis alguses oli tähtajaline ja see eest laiapindne julgeolekumaks, mis oli algne plaan, on sisuliselt tühistatud ehk ettevõtete kasvumaksu ei tulnud, tavalist tulumaksu tõusu ei tulnud. Küll aga põlistati ära siis käibemaksu tõus, mis teatavasti lööb just kõige rohkem madalapalgalist. Ehk et see on esimene valikukoht, mis tehti, et maksupoliitika väga selgelt suurendab ühiskondlikku ebavõrdsust. See on fakt, see ei ole mingisugune minu hinnang. Et vaatasin täna isegi tuli värske uuring, et SEB on tellinud sellise eraldi küsitluse ja hinnanud inimeste toimetulekut ja toovad ka selle välja, et majanduslik ebavõrdsus inimeste seas kasvab ja me näeme just seda, et madalapalgalised endivadki, et nendel läheb üha raskemaks, kuni miinimumpalka teenivad või sellest suuruseks inimesed. Ja jõukam osa ühiskonnast juba täna tunneb, et nendel tegelikult läheb paremaks ja uuest aastast veel enam, kui see nii-öelda maksuküüru kaotamise otsus jõustub. Iga Riigikogu liige võidab seal 1848 eurot aastas, samamoodi kõik ülejäänud kõrgepalgalised. Et see on minu jaoks täiesti selline tagurpidi Robin Hood, et selle asemel, et rakendada astmelist tulumaksu, mida kasutab kogu Euroopa, selle asemel, et rakendada õigeaegselt pangamaksu, mida oleks tulnud teha teiste riikide eeskujul, selle asemel, et vaadata, milliste maksumuudatustega just nimelt toetada madalapalgaliste sissetulekuid ja toimetulekut, see on täpselt vastupidi tehtud ja see on millest kõige suurem viga. Et see defitsiit on natuke suurem, väiksem, sellele vaielda, loomulikult ta liiga suur ja liiga kõrge, aga just see, et läbi selle maksupoliitiliste valikute ühest osas suurendatakse defitsiiti, ehk võetakse laenu selleks, et anda see laenuraha ja jagada see laiali kui jõukamal osal ühiskonnast. Vot see on täiesti vastutustundetu. Ma täpsustan korraks eelkõnelejat, et siiski olid sotsid need valitsuses, kes hakkasid siis majanduskriisi tingimustest veel maksudega kägistama. Tegelikult on elementaarne loogika, et kui on majanduskriis, siis tuleb ta majandust stimuleerida. Nii et selle põhimõtte vastu läks ikka kahjuks sotsiaaldemokraadid. Sellele võib vaielda, et kas üldse üks maksu pidanud jälle hetkel tõstma, aga fakt oli see, et eelarve tuli nii-öelda tasakaalu suunas saada. Aga põhimõtteline küsimus on see, et milliseid maksumuudatusi teha. Ehk sa võid teha sellised maksumuudatusi, mis lööb seda jõukamat osa ühiskonnast või ütleme siis, mis võtab nendelt suurema panuse ja võid teha selliseid muudatusi, nagu on Reformierakond Eesti 200 teinud, mis tegelikult halvendab just madalapalgalise keskklassi sissetulekut. Aga kui te kindlasti olete märganud, siis eile ju sotsiaalmeedias eesotsas rahanduskomisjoni esimehe Anneli Akkermanniga, peaminister Kristen Michaliga väga jõuliselt jagati siis seda Delfis ilmunud siis tabelit sellest, kui palju keegi järgmisel aastal võidab ja seal võetigi siis Mark ja Maria, nende pere järgmise aasta nii-öelda siis maksusoodustuste näol luubi alla ja öeldi, et võit on märkimisväärne. No propaganda lihtsalt, et see on tegelikult ju maksutõusudega neilt inimestelt kõik ja inflatsiooni ja kõik ära võetud juba, et see inflatsioon, raha väärtus on vähenenud, et need inimesed jäävad ikkagi lõpuks vaesemaks, et see on puhas propaganda. No tegelikult see on veel hullem, kui Siim ütleb, et maksutõusudega on ära võetud madalapalgaliselt ja need keskklassid selleks, et siis jõukam osa võidaks. Ehk et see on veel topelt hull. Ja, et ütleme nõus selle tähelepanekuga, et nende maksutõusudega võetakse raha ära, teiselt poolt viiakse 4 aastaga välja eelarvest raha kuskil 2 miljardit.
samas kui meil on tervishoid alarahastatud, sotsiaalhoolekanne, me näeme neid erinevaid teenuste pakette, kus iga poolt vaatab vastu rahavajadus. Ja selle liigutuse maksuküüruga, millega on Reformierakond siin mässab, 4 aastaga 2 miljardit, mida kõike head saaks sellega kasulikku teha. Andrei Korobeinik, kas te rahanduskomisjonis olete ka arutanud, on see esimene kord siis iseseisvuse taastanud Eesti ajaloos, kus võlgu võetakse selleks, et teha maksusoodustusi? On keegi suutnud tuua veel selliseid näiteid, et kunagi, ma ei tea, näiteks Mart Laari või siis Siim Kallase peaministriks oleku jooksul on niimoodi tehtud? Meil olid valitsus, siin üldjuhul liberaalsed erakonnad, nagu ka praegu Reformierakond nimetab ennast liberaalseks erakonnaks ja põhimõte oli see, et laenu, kui võetakse investeeringuks, mitte jooksvate kulude katteks, et praegu me oleme läinud vastupidist teed ja probleem ei ole isegi selles, et see defitsiit tuleb suur järgmine aasta, vaid selles, et praegu valitsusel ei ole ühtegi ideed, et kuidas sellest august üldse saaks välja ronida. Mitte mingisugust mõtet, kuidas majandus peaks siin uuele kasvule pöörama siis lähiaastatel ei ole, et see eelarveauk kasvab ka ülearmisel aastal ja kokkuvõttes see tähendab seda, et see valitsus, mis tuleb peale Riigikogu valimisi 1,5 aasta pärast peab likvideerima päris sellise korraliku probleemi, et meil tuleb vastu võtta mitu väga valusat otsust ja fakt on see, et kui praegu siin tõepoolest kõlas see artikli näide, siis ma usun, et enne Riigikogu valimisi Reformierakond hakkab jagama raha igale poole ja see süvendab seda probleemi, et koledama eelarve tuleb mitte isegi järgmisel aastal, vaid ülejärgmisel, et Eesti kohe kindlasti ei ole praegu kindlates kätes. Kas selle järgmise aasta riigieelarve eelnõu suurim puudus on see just nimelt see defitsiit, millest me oleme rääkinud, või kui nüüd võtta juurde ka siis riigieelarve strateegia, mida siis juba mõnda aega taas tehakse sügisel, siis defitsiit on erakordselt kõrge ka järgmistel aastatel, kui vaadata RES-i, ja see miinus jääb siis kuni 2070. aastani ehk me oleme sisenenud sellisesse korralikku võlaspiraali või on see kõige suurem probleem, et kui võtta just nii-öelda siis eelarve seisukohast või on midagi muud? Ma arvan, et sõnastad selle selles mõttes õigesti, et tihti peale öeldakse, et valitsused ja poliitikud kipuvad probleemi edasi lükkavad, öeldakse inglise keeles, et kick the can, eks ole, et lööd purk edasi, aga antud juhul pole isegi mitte see, et oleks seda probleemi edasi lükatud, et pigem on selline lumepalli loogika hetkel, et põhimõtteliselt lumepalli veeretada üha suuremaks, ehk sel hetkel, kui nüüd pärast Riigikogu valimisi tuleb järgmine valitsus, siis see eelarve miinus, mis seal vastu vaatab, eks ole, koos kõigi nende oodatavate tegelikult ka palgatõusud ja muudega, mida täna seal sees veel ei oleks, on ju märkimisväärselt suurem. Ehk et ühest küljest kasvab see võlakoormus tervikuna, mis kasvatab riigi intressikulu ja teisest ka see eelarve defitsiit. Et see ei ole seekord ju mingid ühekordse investeerikud ja meetmed, vaid see on püsikulu, mida on võetud. Ja see, et kuni 2070 miinused, tegelikult see miinus on põhimõtteliselt lõputu, sest praegu ei ole eelarves sees ka tulevasi õpetajate, tervishoiu, sotsiaalvaldkonna, siseturvalisuse palgatõuse järgmistel aastatel. Ehk ala 26 aasta on sees, aga mitte 27, 28, 29 ja nii edasi. Et põhimõtteliselt on tegelikult tehtud selline eelarve, mis on nii-öelda paisuvas miinuses, tulevad nii intressikulust kui ka sellest püsikulude kasvust ja selle probleemi lahendamine saab olema oluliselt raskem ja keerulisem, kui ta oleks nüüd ja praegu, kui sellega oleks valitsusel olnud vastutustundlikkust tegelema hakata. Jaanus Karilaid, ma saan aru, et tegelikult lähebki nii, nagu Jürgen Ligi ja Kristen Michal on öelnud, et Reinsalule ei jäeta mitte midagi. Küsimus on alati selles, et mida see miinus teenib, see defitsiit, mida ta teenib ja kui me vaatame, et üks suur probleem, millest ka ajakirjanikud ja poliitikud räägivad juba julgelt üle 10 aasta, on rahvastikukriis. See, et milline on meie rahvastiku elujõud siin lähima 10, 15, 20, 30 aasta jooksul. Ja me näeme, et selliseid perepoliitilisi meetmeid pole ju selles eelarves üldsegi. Selle peale isegi ei mõelda. Rääkimata sellest, kuidas pered saavad ju automaksu soodustuse? Ja, aga see kõik on tagantjärele disainimine. Automaks iseenesest juba, kui me nägime, et milline mandaat võeti, siis ei võetud ju tegelikult sellisele maksukaosele. Automaks tuli kuskilt välkselgest taevast, automaks kui selline olukorras, kus majandus oli hangumas, oli lubamatu, ebaõiglane. Nii et lisaks selle perepoliitilistele meetmetele me näeme, et ka majandus tegelikult ei käivitata, et käibki selline retooriline võistlus, öeldakse siis paar loosungit, et mille jaoks eelarve oluline on.
räägitakse midagi kaitsevõimest, aga ka kaitsevõimes me näeme, küsimus pole ju raha hulgas, kui palju me raha tegelikult suuname kaitsevõimesse, kas 1,3 või 1,7 miljardit. Me nägime, et ka Riigikontroll tegelikult ei saa materjale kätte, et need võimelüngad, mis meil on, aga kui me ei saa materjale kätte, siis meil ei ole ka piisavat informatsiooni, kuidas me võimelünki suudame adekvaatselt täita. Nii et see probleemide pundar, mida praegu siis Kristen Michal ja Jürgen Ligi meile pärandavad, on ikka väga suur. Nii et ma olen muidugi, kui Urmas Reinsalu saab peaministriks, siis selle puntra lahendamine ei ole 1 aasta küsimus. No kui siin stuudios oleks Erkki Keldo, siis ta ütleks, et suurinvesteeringute toetusmeede tuleb ikkagi 100 miljonid, nii et majandust elavdatakse küll, aga Siim Pohlak, et mis on need suured puudused EKRE seisukohast? No majandus tegelikult ikkagi suretatakse, kui vaadata, et Eestis on neid suuri ettevõtteid on vähe. Tegelikult meie majandus seisab keskmise ja väikese ettevõtluse peal, mida on 95-97% ettevõtlusest ja see osa ettevõtlusest on väga suurtes probleemides ja kui me sellega ei tegele, kui me ei aita Eesti pereettevõtteid, väikseid ettevõtteid, keskmisi ettevõtteid, kas siis läbi maksupoliitika või majanduskeskkonna simuleerimise, siis tegelikult ei aita ka selle paari suurettevõtte suurte rahadega siia meelitamine meid, et tegelikult on vaja süsteemne probleem ära lahendada ja viimase 4 aasta jooksul on see olukord väga-väga halvaks tehtud ja seda kõike siis põhjendatakse eelkõige riigikaitse vajadustega. Kui vaadata nüüd seda eelarvet, siis kaitseministeerium saab juurde 700 miljonit, samal ajal kliimaministeeriumi eelarve kasvab 400 miljonit, mis on ju puhtalt ideoloogilised projektid, eelkõige siis just rohepöörde, tuuletööstuse, kõige selle arendamiseks, mis meie majandus tegelikult ei aita. Nii et nagu häid asju siin ei paista ja lahendada oleks vaja tegelikult ära meie majanduse ja eelkõige just aidata jalule tagasi väiksed ja keskmised ettevõtted. Andrei Korobeinik, sisulised probleemid, mis veel vajaks lahendamist eelarves, mis ei ole lahendust leidnud? No praegu, kui räägida lahendustest, siis me peame aru saama, et sedasi Eesti riik jätkata ei saa, et veel 1,5 aastat sama valitsuse käes ja meil on tulevikus, ma arvan, mingi 10 aastat selleks, et sellest august välja ronida, et me peame väga kiiresti tegema põhimõttelised otsused. Meil tulumaksu osas kindlasti vaja mõelda progressiivse tulumaksu peale, kus vaesemad inimesed maksavad vähem ja rikkamad rohkem. Samamoodi pangamaksu osas me jäime küll hiljaks, aga mitte lootustatult hiljaks, et seda õnnestub veel teha ja kahtlemata see, mis toimub meil riigiaparaadiga, see on lihtsalt uskumatu, et meil viimased 10 aastat räägitakse sellest, et seda peab vähendama. Iga aasta tuleb ametnike juurde, kui erasektoris et viimased tehnoloogilised arengud võimaldasid säästa personaalkuludest miljardeid, siis Eesti riik imekombel lihtsalt võtab inimest juurde. See on siin rahanduskomisjonis käis justiitsminister Liisa-Ly Pakosta, kes rääkis, et tehisintellekt nende hinnangul võiks Eesti riigi jaoks säästa aastas 400 miljonit. See on isegi optimistlikum kui Isamaa alternatiivne eelarve Reinsalu pildiga. Aga reaalsus on see, et me iga aasta maksame rohkem. Et kas või jätta samal tasemel need kulud oleks juba suur saavutus. Aga tuleme siis selle juurde, mida ja kuidas paremaks muuta. Lugesin läbi ka teie fraktsioonide tehtud muudatusettepanekud, millised ettepanekud siis tehtud on. No kui EKRE omasid vaadata, Siim Pohlak, siis teie tegite vaid kärpeplaane. Ühtegi fraktsiooni nimel tehtud lisakuluplaani ei olnud. Miks, kas kogu see tulupool teile sobib ja seal pole mõtet valitsusega pahandada? Ikka on, aga siin on vaja tegelikult süsteemset muutust. Meil on vaja paradigma muutust, mõtteviisi muutust, et praegu ikkagi lahendatakse lihtsalt tulekahjusid, kustutatakse tulekahjusid ja ei tegeleta tegelikult probleemiga, et kogu Eesti majandus, Eesti ka riigieelarve on vaja panna eelkõige eelistama ja teenima Eesti inimeste, Eesti ettevõtete huvisid. Et praegu küll vaadatakse siin teatud sektorite, mis on valitsusel olulised, tuuletööstuse poole suunatakse sinna raha, tegeletakse tiluliluga, mis tegelikult meie majandust ei aita ja kokkuvõttes ka Eesti inimesi ei aita, et ei aita pidurdada inflatsiooni. Meil on vaja tegelikult paradigma muutust ja täiesti põhimõttelist uut lähenemist, et
see asi tuleb nii-öelda pulkadeks lahti võtta ja uuesti kokku panna, et lihtsalt siia-sinna selle mõnekümne miljoni liigutamisega midagi paremaks ei tee. Rail Balticu lõpetaksite ära, taastuvenergial tõmbaksite jõuliselt siis hõlmad koomale, kaotaksite ära valitsuse sihtotstarbeta reservfondi, aga mis siis saaks, kui valitsusel oleks vaja ootamatult ikkagi kulusid teha? No aga see on paisutatud nii suureks see reservfond praegu viimaste aastatega, et see ei ole mõistlik lihtsalt, see on sisuliselt ilma sildita raha, mida valitsus saab kasutada ja kasutab, kahjuks on varem kasutanud ka nii-öelda ideoloogilistel eesmärkidel, et selle sama rahaga saaks kas või Eesti peresid toetada, nii et neid asju on palju, mida saaks teha, aga ma ütlen veel kord, et meil ei ole vaja lihtsalt siin miljoneid liigutada, vaid süsteemset ja põhimõttelist paradigma muutust on vaja. No Korobeinik, Keskerakonna soov oli siis või on siiamaani, sest muudatusettepanek on ju tehtud, madalamaks muuta toidukaupade käibemaksumäär seniselt 24%-le, see maksaks seletuskirja kohaselt 300 miljonit ja katteallikana näete siis, et tuleks kehtestada pangamaks. Kas seda ohtu ei ole, et lõpuks ikkagi pangad saavad oma osa klientidelt kätte, et lihtsalt selle muudatuse tulemusel pangateenused, laenamine muutub inimeste jaoks kallimaks ja lõppkokkuvõttes ju tarbija seisukohast vahet ei ole, kas sa jääd rahast ilma toidupoes või pangale igasuguseid lisaandamid makses? No me räägime ikkagi kasumimaksust, et kui pangad teenivad näiteks 600 miljoni asemel 300 miljonit, siis see on küll väga kurb, aga ma arvan, et nad saavad hakkama ka ilma sellele, et need hinnad kasvavad. Et miks Eestis on võrreldes Rootsiga või Taaniga kõrgemad eluasemelaenu intressid on siiamaani totaalne mõistatus, et see kliendidistsipliin on, maksedistsipliin on täpselt sama, kohati isegi parem, aga inimesed millegipärast maksavad rohkem kui siis meie naabrid nendes riikides, et ma arvan vastupidi, et sellised sammud võiksid ikkagi vihjed anda, et pangandussektor võiks olla eestlaste suhtes õiglasem, kui ta täna on. No Isamaa ettepanekud siis kokku parandaks eelarvepositsiooni 1,2 miljardit eurot ja halvendaks seda siis ligi $500 miljardit. Te kaotaksite automaksu, alandaksite põhitoiduainete käibemaksumäära, tooksite peredele tagasi lastega seotud tulumaksuvabastused, mille siis Kaja Kallas valimiste järgselt ära kaotas. Lisaks langetaksite ka käibemaksumäära tagasi 22%-le. Karilaid, aga miks mitte 20%-le ja miks te selle automaksu tahate tühistada, kui tegelikult pered on saamas juba praegu siis Riigikogus oleva muudatusega endale soodustuse? No ilmselgelt, et tema automaksu kehtestamine ja siis ka tulumaksu ja käibemaksu selline tõstmine on meie inimeste toimetulekut vähendanud ja tegelikult meie majandus tegelikult viinud hangumisele. Et ega päeva lõpuks me võime need numbrid panna nii või naapidi, aga kui me majandus käima ei saa, siis tegelikult me ei suudagi tegelikult siis inimeste heaolust mitte midagi teha. Nii et ma arvan, et selleks, et see ongi tegelikult kompleksne või tervik selline lahenduste pakett, et see on üks meede või kaks meedet ei aita. Automaksu tühistamine, see on lubadus, ütleme samuti ka tulumaksu ja käibemaksu vähendamine. Ja see stimuleerib majanduse vereringet ja päeva lõpuks siis toob ka selle majanduskasvu. Et ma arvan, et need meetmed mõjuvad positiivselt siis ka Eesti perede ja inimeste sissetulekut. Aga ikkagi jällegi, et kui mõelda selle filosoofilise poole peale, siis Reformierakond on aastaid öelnud, et maksustada tuleb seda, mida sa ei taha, et oleks. Et kui vaesematel on kõrgemad maksud, siis võib-olla seda vaesust ongi Eestis vähem. No ütleme, ütleme, Reformierakonnale on öeldud vist juba mitmeid aastaid siin, et ärge tegelege täna selle maksuküüruga. Et see maksuküüru ärajätmine, nagu ma enne mainisin, 2 aasta jooksul praktiliselt 2 miljardit. Ja see ongi raha, mille abil me saame siis teha erinevaid nii sotsiaalseid meetmeid kui majandust stimuleerida. Ja nii et sellega peaks tegelema, siin on ka opositsioonis olemas täielik konsensus, aga on näha, et kes selles järgi ei anna, on Reformierakond. No Tanel Kiik, kui sotside üks kõige kallim lubadus nii-öelda muudatusettepanekute näol on ikkagi siis rahalises mõttes hooldekodu kohtade kättesaadavuse parandamiseks 30 miljonit eurot, toimetulekutoetuse tõstmise plaan 12 miljonit eurot, ettepanek on tõsta ka siis toimetulekutoetuse piir 300 euroni, see tähendab, et iga perekonna alaealise liikme eest 360 eurot kuus, perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikmest 240 eurot kuus. Muuseas, toimetuleku piiri tõsteti 200 euroni ju juunis 2022, sellest on möödunud siis
3 aastat ja vahepeal ei ole seda tõstetud. Hinnad on rohkem kui 1/5 võrra kallinenud, valitsus seda tõstnud pole. Aga mulle meenub, et väga palju sotsid olid ju tegelikult sellest ajast valitsuses. Miks teile vaesed inimesed alles opositsioonis meenuvad? No lähme järjest, et kõigepealt see 30 miljonit on erihoolekande rahastamiseks ehk erihoolekande puhul me näeme täna, et seal on tegelikult lubamatult pikad ootejärjekorrad. Riigikontroll on selle tähelepanu juhtinud, valdkonnaühendused ja see Vabariigi Valitsus nüüd eelarvet kokku pannes leidis, kui ma peast ütlen, 4,2 miljonit lisaraha siis erihoolekande töötajate palgatõusu ja vajalike kulude katmiseks olukorras, kus selline konservatiivne hinnang on, et suurusjärgus 30 miljonit on puudu, mis oli see meie taotlus, aga räägitakse ka 50 või enamast miljonist, sõltub, et kas me paneme sinna sisse tegelikult kõik need teenuse oote järjekorras olevad inimesed ja tegelikult täiendavalt veel investeeringuvajadus uute kohtade loomiseks. Ehk see on valdkond, mis on pikalt alarahastatud olnud ja kahjuks on näha, et valitsus ka selle üüratud suure eelarve defitsiidi juures sinna valdkonda ehk erihoolekande olukorra parandamisse tegelikult sisuliselt ei panusta. Nüüd, mis puudutab edasi seda toimetulekutoetuse piiri tõstmist, siis tõsi, 2022 aastal ja toona veel samuti lisaeelarvega, kusjuures oli see muudatus, toimetulekupiiri tõstmine, nüüd on 3 aastat paigal olnud. Eks seda debatti eeskätt peab vedama loomulikult valdkonnaminister ehk sotsiaalkaitseminister, antud juhul sotsiaalminister, kes ka viimastes valitsustes ei ole olnud meie sotsiaaldemokraatide kanda, aga kahtlemata praegu vaadates just viimast aastate hinnatõusu on igati adekvaatne seda piiri tõsta. Tegime selle ettepaneku ka käesoleva aasta lisaeelarvesse, kus hääletati maha, toona siis oli veidi tagasihoidliku number. Nüüd valitsuse plaan on minu teada suurendada siis 200-220-ni ehk 10% võrra, aga tegelikult hinnatõus samal perioodil on olnud üle 20%. Need igal juhul meie hinnangul tuleks see tõsta sinna suurusjärgus 300 juurde, et oleks tagatud tegelikult inimväärne toimetulek ka kõige nõrgematele. See ei ole väga suur eelarve kulu tegelikult, aga ta toetab just sihitatud ja Reformierakonna Eesti 200 reeglina väga meeldivad sihitatud toetused, vajaduspõhised toetused ja toimetulekutoetus just kahtlemata seda on, nii et selle piiri tõstmine 220-ni on naeruväärselt väike, see tuleks tõsta sinna 250-300 suurusjärku, mis on meie ettepanek. Valitsusel on jah natukene madalam ambitsioon tõsta, aga Siim Pohlak. Jah, et ega kokkuvõttes head opositsioonikaaslaste jutu võibki kokku võtta sellega, millega ma alustasin, et paljud asjadega võib nõus olla ja tegelikult Eestil ongi vaja suurt ja süsteemset muutust, et meil on vaja praegune süsteem asendada uuega Eesti kesksega, Eesti inimeste, Eesti ettevõtete peale mõtleva, hooliva, ütleme siis valitsusega, et see kõik, mida siin räägitakse, paljud asjad võib nõus olla, aga meil ainult peenhäälestus ei aita, meil on vaja suurt ja süsteemset muutust. Aga läheme siis valimiste teema juurde ja see on natukene tegelikult selle eelneva jutuga seotud, et kuidas teile opositsioonist vaadates tundub, et kas see rahasadu, mis siis uue aasta eelarves on, et kuidas siis riik maksusoodustuste tegemiseks võtab laenu ja seda esimest korda, nagu ma siis aru saan, Eesti ajaloos, kas valijad ostsid selle ära? Meil olid alles valimised, et Tanel Kiik. No me näeme numbrid ju, et ega ei ostnud küll ja me näeme ka reitingutest, et vaata inglise keeles on ütlus, et too little too late, et siin natuke on sama loogika, et kui see valitsus on ikkagi ma ütleks mitte ainult oma poliitikas, vaid väga paljuski retoorikas. Ja see on isegi, ma ütlen, et on sama tõsine etteid, aga see on ka väga oluline tegelikult, et kuidas rahvasse suhtutakse. Ja me näeme ikka seda väga tihti, et ettevõtjate suunal, inimeste suunal, et mis te seal virised, mis te seal nagu õiendate. Tegelikult pole häda midagi ja kõik, ma ei tea, kes sööb konserve ja nii edasi. Et tegelikult tajute seda hoiakut, et ei ole sellist, ütleme, austust, ei ole ka mõistmist tegelikult selle olukorra vastu ja suhtes, kus täna väga suur osa Eesti elanikke elab. Ja selles valguses, kui nüüd tullakse, eks ole, suure laenuraha toel kõige jõukamal osal ühiskonnast mingeid maksusoodustusi tegema, et ma arvan, see jõukam osa ühiskonnast seda ei toeta, et ta saab ka aru, kui vastutustundetu see tegelikult on ja kus me rahaliselt oleme ja see vaesem osa võib-olla saab veel topelt vihaseks, sest ta näeb, et tegelikult teema arvelt tehakse maksukingitusi siin kõrgepalgalistele. Aga Andrei Korobeinik, kas te seal rahanduskomisjonis olete näinud, et äkki ikkagi peaks nüüd eelarve ümber tegema, kuna ju eesmärki saabunud? No kindlasti peaks, aga valitsus peaks ümber tegema, siis saabub ka eelarvekord, et ma tõepoolest olen nõus ja sellega, et valimised näitasid, et Eesti inimesed väga seda poliitikat ei toeta, aga samas ma muidugi ei saa Reformierakonda alahinnata, et ma usun, et enne Riigikogu valimisi nad suudavad siin raha jagamisega nii mõndagi rõõmsamaks teha ja ilmselt reiting paraneb. Eesti 200 puhul ilmselt me seda ei näe, aga fakt on see, et Reformierakond viimaste aastatega ka sotsiaaldemokraatidega koos valitsuses teinud kogu aeg ühte ja sama poliitikat, et me oleme 3 aastat järjest
Euroopa Liidu viimasel kohal majanduskasvu poolest ja järgmised aastad tulevad ilmselt ka päris rasked ja ühtegi sellist põhjust, miks Reformierakond võiks muuta seda, ei ole, et neil on üksikud inimesed, kes saavad aru, et selline majanduspoliitika ei ole jätkusuutlik, aga erakond tervikuna on kaotanud seda kompetentsi ja ma ei näe ühtegi nagu sellist uut tipptegijad, kes oleks sinna jõudnud ja suunanud neid õigele rajale. Täna küll tuli uudis, et lõpuks ometi ikkagi 0,9% Eesti majandus siis esialgsetel andmetel on nüüd kasvanud, aga Jaanus Karilaid, kas on mingi võimalus siin, Korobeinik on paar korda viidanud sellele, et ka järgmisel aastal siis me siseneme valimistsüklisse, et ma ei räägi mitte presidendivalimistest, mis umbes aasta pärast on, aga tegelikult ju eelarve vastuvõtmise käigus käivitub ka Riigikogu valimiskampaania, see on siis aasta pärast detsembris, aga on seal üldse mingi võimalus, et kui meil on see praegune valitsus, et eelarve pole taas 4,5% defitsiidis, mis on kõige suurem nii-öelda siis defitsiidimäär, mis on praegu siis seadustega võimalik? No mul on mitu tähelepanekut. 19. oktoober inimesed tegelikult andsid tagasisideme tänasele valitsusele, tänasele siis rahandusministri Jürgen Ligile ja peaminister Kristen Michalile. Ja see tagasiside oli hävitav. See maksupoliitika, see rahanduspoliitika on läbi kukkunud. Tahetakse väga suurt muutust. Mina tänan Isamaa eesseisuse liikmena kõiki Isamaa valijaid. Isamaa sai üle Eesti 352 volikogu kohta. See on kõige parem koht erakondade mõõtkavas, 352 volikogu kohta. Läänemaal oli Isamaa toetus üle 40%. Reformierakonnal polnud seal mitte ühtegi nimekirja välja panna. Aga mul on üks tähelepanek veel, ma näen ka, et mingisugused ühiskondlikud lõhed hakkavad siiski ka vähenema, mille üle võib rõõmustada. Et selline retooriline vastasseis, üksteisele halvasti ütlemine. Mis te peate Metsküla kooli silmas? Ma toon kohe näite. Näiteks Pärnus Mart Helme, kuidas ta Sotsiaaldemokraatliku valimisliiduga teeb liidu, lükatakse Isamaa opositsiooni. Ma näen, kuidas Läänemaal, Lääne-Nigulas sotsiaaldemokraadid ja EKRE teevad väga 2 päevaga koalitsioonilepingu rõõmsalt, et ma näen, et tegelikult sellised ühiskondlikud lõhed hakkavad nagu vähenema. See on nagu kuulsas JMK laulus, kus Miilits ja Punkar sõbralikult näeulatavad teineteisel käe. Tundub midagi sellist, aga ühelt poolt ma tänan Isamaa poolt kõiki valijaid ja ma olen ka veendunud, et see on alles pool rehkendust. Ega kui me tahame, nii nagu ka Siim ütles, et me tahame muuta seda süsteemi, siis kui praegu lõppesid sportlaste keeles maailmameistrivõistlused, on tulemas olümpiamängud, et Reformierakonna karistamine peab tulema parlamendi valimistel. Nii et 2027, nii et ma loodan, et kui siin räägite, et kes on uus Reformierakonna esimees, et see ei lase ära petta ka valijaid. Tegelikult selle maksupoliitilise segaduse eest tõeline kohtupäev on alles 2027 märts. Aga Tanel Kiik, kes valimised võitis? Ma arvan, et sõltub omavalitsusest ehk et Tallinnas ametlikult võitis Keskerakond, aga kõige suurema kasvu tegid sotsiaaldemokraadid, kes oluliselt parandasid oma seisu ja positsiooni. Ja eks ütleb omavalitsustes samamoodi, et mõnes oli valimisliit esimene, mõnes oli mõni erakond esimene. Sõltub sellest, millist 78 omavalitsust vaadata. See üleriigine pilt, ma arvan, päris ei ole võib-olla koha peal nii oluline. Aga vastates nüüd teie küsimustele järgemööda, et kindlasti see, kes on Reformierakonna esimees, see tegelikult selle erakonna poliitilist kurssi väga palju mõjuta. Ehk võib-olla mõnevõrra retoorika läheb viisakamaks, millele ma enne viitasin, aga tegelikult minu üleskutse mitte nüüd sarnaselt siin Jaanusele, et ma ei tea, et lähme hääletame kellegi vastu. Mina soovitan ikka hääletada kellegi poolt. Ehk et Riigikogu valimistel tasub hääletada nende erakondade poolt, kelle maailmavaade, kelle ettepanekud teile sümpatiseerivad. Et kes soovib vastupidist tulumaksu, solidaarset riiki, sellist nii-öelda põhjamaist ühiskonda, see valib sotsiaaldemokraadid. Kes tahab sellist rahvuslikumat lähenemist, tal on siin Isamaa ja EKRE pakkuda, eks ole. Kes soovib sellist turuliberalismi, mis antud juhul pole välja kandnud, selleks on Reformierakond ja nii edasi. Ehk et tegelikult soovitan ikka lähtuda maailmavaatest, mitte sellest, et nüüd lähme hääletame kellegi poolt vastu. Muidu võib väga kiiresti uuesti pettuda. Uuesti parem erakonnad, saad uuesti sama poliitika ja siis üllatud. Aga Siim Pohlak, kes valimised võitis? No Jaanus Karilaid nii-öelda hakkas juba ju tunnustamisega kaudselt pihta, et poliitiline konkurent kritiseerib, et EKRE on nii paljudes kohtades võimul, ilmselgelt see on tunnustus, et EKRE tegelikult ja see vastab tõele, et kui vaadata juba suurt pilti praegu, siis tegelikult Eesti kaart on värvumas
tikkililledega, seepärast et EKRE on koalitsiooni minemas väga paljudes omavalitsustes oluliselt suuremas arvus, kui me olime peale eelmisi kohalikke valimisi, nii et tegelikult EKRE mõju on kasvanud. Ja hämmastav, et seda teete nii kehva valimistulemusega, sest te kaotasite ju oluliselt hääli ja mandaate. No oleneb, mis piirkonda vaadata, jah, aga suures pildis ka enne valimistele me ei läinud nende valimiste favoriidina nagu eelmistel kohalikel valimistel. Me olime seal keskel, tegime oma tulemuse tegelikult ära, aga meie mõju oluliselt täpselt suureneb, jah, erinevates maaomavalitsustes, maakonnalinnades, Pärnus, Viljandis, Põlvas, Paides, Jõgeval, Saaremaal, väga paljudes kohtades EKRE tegelikult on võtnud valitsusvastutuse ja toimetab oma ühe asja. Ütleks veel, et kui seda valimistulemust kommenteerida, siis normaalselt toimiva demokraatiaga riigis astuks valitsus ja valitsus just sellise tulemuse peale tagasi. Ma tahtsingi tegelikult kommenteerida, et see on iseenesest muidugi politoloogiline fenomen, et meil on pikemat aega valitsuses erakond, kelle toetus on 2% ja on peaministri erakond, kelle toetus on 10%. Et igal juhul nad peavad tegema mingi suuremat sorti muutuse ja aga millal see muutus tuleb ja kuidas seda ellu viiakse, seda siis näitab lähiaeg. Andrei Korobeinik Keskerakonna vaatest, kes valimised võitis? No, kui ma viimati kontrollisin, siis Keskerakond sai tõepoolest erakond arvestus esikoha. Et ma mäletan, kui siin 2 kolleegi kandideerisid Keskerakonna juhatusse, siis seal oli selline slogan Kõlvart esimeheks, Keskerakond esimeseks ja tegime ära. Aga ma Jaanuse pettumust üldse ei saa aru, et kui seda Pärnu seisu vaadata, siis Isamaa ongi selline vaese mehe Reformierakond, et lasteaia toitlustuse kriis, parkimiskord ja nii edasi, et Isamaa lubas, et Pärnu vajab muutust ja selleks, et seda ellu viia, me pidime jätma Isamaad opositsiooni, et selles mõttes ta on küll opositsioonis, aga valimislubadus on ellu viidud. Ja ma usun, et Isamaa võibki öelda, et ta tegelikult nagu Pärnus oma esimese lubaduse juba täitnud, et kokkuvõttes ka Pärnus on Isamaa nagu võitjate poolel. Nii et ma arvan, et see nagu Tanel ütles, sõltub sellest, kus omavalitsus vaadata. Keskerakond on teinud head tulemust, aga meil on kindlasti veel palju teha, et oma positsiooni tugevdada nii mitmes omavalitsus, kus me oleme kas ilma nimekirjata olnud või teinud kehvema tulemuse kui 4 aastat tagasi. Karilaid, see poliitika ongi väga keeruline värk, sest kui vaadata siis tõesti, et kui võtta antud häälte arv erakondadele või valimisliitudele, siis saab ühe asja hinnata võitjaks. Teie rääkisite sellest, kuidas Isamaa sai rekordarvu mandaate, selle järgi saab hinnata, aga äkki ikkagi valimistulemusi tuleks hinnata just nimelt selle järgi, et kuidas siis see saadud mandaatide arv ka realiseeritakse, et see sama Pärnu näide, et Isamaa võitis valimised, aga ma saan aru, et Korobeinik viisakalt andis teile mõista, et te tegelikult ikkagi olete kaotajate seas. Jah, mina ei tea, mis aastatel Korobeinik Reformierakonda kuulus, aga tõesti ma tõin selle välja, et 352 mandaati on vundament, millele me ehitame parlamendi valimised. Ja loomulikult olid need kohalikud valimised ka mõnes mõttes ka vastuhääletamine, et Reformierakond peaministri erakonnana sai ainult 2 kohas võidu, Viimsi vallas ja Jõelähtme vallas. 78 omavalitsust ainult 2 kohas. Ja loomulikult inimeste protesti meil sellega veel ei vaibu, sest poliitikate korrektsioone ma ei näe. Ma rääkisin hiljuti ka parlamendis rahandusministri Jürgen Ligiga, on näha, et vigade parandus tegelikult kogu oma siis maksupoliitikas ette ei võeta. Üks disaini võib-olla elemente tehakse, et mingit seadust muudetakse. Aga vaadates maakonnakeskusi ja vaadates, kuidas tehakse koalitsioone, siis poliitika on loomulikult ju maratoni jooks. See, et täna Pärnus tehakse viisik, üks koogel-moogel ja Isamaa jätakse kätumaksu pärast opositsiooni, ütleme viha pealt tehtud koalitsioon kaua ei püsi. Aga see ei ole ka, vaadake, mis te Tartus teete, et Tartus on hullem kui koogel-moogel, et muutust lubati, inimesed hääletasid ja nüüd tuleb Urmas Klaas linnapeaks tagasi, et kuidas nagu seda, et selles mõttes mina arvan küll, et see Isamaa võiks siis ka päriselt muutuse nimel töötada, mitte ainult lubada. Jah, see on tore näha, kuidas Isamaa ja EKRE on nüüd pärast valimisi läinud omaette sellise huvitusse tülli, et kuna EKRE jäi Tallinnas volikogust välja ja näeb ka mitmel mujal, et Isamaa on EKRE-ääris, et ma nüüd räägin natuke nagu politoloogi seisukohalt, et siis nüüd EKRE püüab iga hinnast tõestada seda, et Isamaa ei too kaasa soovitud muutust, et ma arvan, valija jaoks veel kord see pole kõige olulisem, eks ole, et täpselt kuidas üks teine erakond ennast võitaks või kaotaks tõlgendab, olulisem on see, mida koha peal tehakse, aga lihtsalt, et oleks ka siis sotsiaaldemokraat võidud välja toodud, me võitsime Hiiumaal, võitsime Võru linnas ja nagu öeldud, saime üle riigi tegelikult 2 korda rohkem hääli, nii et see näitab ka seda, et tegelikult meie jõul
hulk on kasvanud, aga olulisem sellest, ma olen täiesti nõus saatejuhiga, ongi nüüd see, et millise koalitsioon suudetakse koha peal moodustada, on ta erakondadest, on ta valimisliitudest ja millised on need 4 aasta lubadused ja konkreetsed tegevused, mida seal kodukohas tehakse. Ja kõige hullem ongi see, et see, mis täna kokku pannakse, võib-olla ühel päeval enam ei tööta ja me ju ei tea 4. aasta lõpuks, et kui palju Pärnu on neid linnavalitsusi üle elanud, aga mulle tundub, et valimised on nagu ikkagi selline nagu kalal käik, et pärast mida, kes saab rääkida, et tõmbas kiirema kala, kes räägib sellest, et tal näkkas kõige rohkem, kes räägib, et sai kõige suurema kala, kes räägib sellest, et tema kalal oli kõige suurem silm ja lõpuks kõik on võitja. Eesti 200 ütles ka, et läks üle ootust hästi. Ei, ma olen sellega nõus, et me näeme ka koalitsiooni, ka Pärnu puhul, kus minnakse tegelikult ametikohtade pärast, ei ole mõtteid, ideid ei ole, aga ma arvan, et see viisik kaua seal ei püsi. Nii et mina ei ole muidugi Pärnu linna spetsialist, et öelda, kas 4 aasta jooksul on seal 3 või 4 koalitsiooni, aga selge on see, et EKRE-l on ka mingisugune valu on see, sest nii vaimustunult minna tegema kohtadel koalitsiooni sotsiaaldemokraatidega näitab, et mingisugune poliitiline armukodadus on sisse löönud, kuigi ma loodan, et saadakse sellest üle, sest mitmes kohas oli võimalik teha ka tegelikult Isamaa ja EKRE koalitsioon ja EKRE keskkontoris seda koordineeriti, mitte teha. Sellest on ma siis ütleks, et paljudes kohtades on ka tehtud Isamaa ja EKRE koalitsioon ja tegelikult oleks ka Tartus võimalik teha Reformierakonna vaba koalitsioon, nii et mõelge selle peale. Muuseas, Siim Pohlakas vastab tõele, et paljudes kohtades, kus EKRE koalitsioone moodustab, üks EKRE nõudmisi on see, et aasta pärast, kui presidendi valimised peaksid minema nii-öelda põllule ehk valijameeste kogusse, siis EKRE juba praegu nõuab endale seda valijameeste kogu kohta. No eks see on ikka selline kuulujutu tasand. Mina olen kuulnud, vähemasti ühes omavalitsuses on EKRE nõudmine see olnud. No võtta poliitika on dünaamiline, aga meie eelkõige vaatame ikkagi ja nõuame selle asju, mis on kohalikele inimestele olulised, mida me oleme tegelikult ka valimistel lubanud, näiteks kohtades, kus on tuuleparkide teemal tugev konflikt üleval, me oleme võtnud selge poole, siis me ka seisame oma seisukohtade eest, nii et meie jaoks on oluline mitte kohad, vaid ikkagi tegelikult oma lubaduste pidamine ja inimeste ootuste täitmine. Korobeinik, kas Pärnus koalitsiooni läbirääkimistel EKRE nõudis valijameeste kohta endale? Siis põllule kohta? Pärnus koalitsiooni läbirääkimistel ei olnud sellest juttu olnud, ma vaatan et Jaanus ei ole väga suur Pärnu spetsialist tõepoolest, et ma saadan sulle pärast koalitsiooni lepped, et seal on väga head ideed Pärnu jaoks, võib-olla Haapsalu jaoks saad ka üht-teist üle võtta, et ma pole väga kuulnud, et seal oleksid asjad kuidagi jõudmas kuhugi, aga kui see koalitsiooni lepe tuleb, siis ma hea meelega seda loen, Haapsalu on ka minu jaoks selline tore koht, mille käiguga ma tahan kursis olla. Nii, aga siis läheme edasi. Tanel Kiik, kuidas teile tundub, kas Keskerakond on hädas? Ma pean silmas näiteks siis Narvat, Keskerakond jääb praeguse seisuga seal opositsiooni, Tallinnas, Tartus Keskerakonnal polegi lootust koalitsiooni saada, et miks niimoodi, et miks siis valimiste võitjat, ja ma saan aru, et üheks valimiste võitjateks ikkagi võitjaks Keskerakonda peetakse, et miks ei õnnestu realiseerida seda valijate tahet? Ja nagu ma tegelikult ütlesin enne, et valimiste võitja on 78 omavalitsus erinev. Ehk et nende teie poolt vidatud omavalitsuses, tõsi Tallinnas Keskerakond valimised võitis, küll aga kaotas nii hääli kui toetust võrreldes eelmise kohaga. Samamoodi ka mandaat volikogus. Erinevalt näiteks sotsiaaldemokraatidest, kes 2,5 kordistasid oma varasema toetusprotsendi ja ligi 3 kordistasid enda mandaadid volikogus. Ehk et seda võitu võib ka tõlendada selles, eks ole, et kui palju ühe või teise erakonna tulemus muutub 4 aastaga. Mis puutub Tartut, siis seal Keskerakonna positsioon ei ole väga tugev, et peast ütle vist 4 kohta 49-st ehk et seal neljas kohta äkki valimistel ja praegu seal tõesti tundub, et võitjad Reformierakond Isamaa teevad seal oma koalitsiooni. Ka siin tegelikult on sotsiaaldemokraadid selles mõttes ka kriitilised, et väga paljud erakonnad lubasid muutust alternatiivi. Praegu tundub, et see koalitsioon 2/3 ulatus jätkab ja mingit erilist muutust seal ei sünni ja pigem need mõtted, mis on kohati siin Tartust tulnud, on natuke ei taha olla kuidagi ülekohtune Tartust suhtes, ma arvan, et see ei esindagi tartlaste enamust, aga need jätavad Tartust tegelikult natuke kentsaka mulje. Ma olen silmas seda võitlust Tallinna haigla vastu. Ehk see, kui mõni omavalitsus seisab enda haiglate eest, enda ülikooli eest ja muu taoline väga arusaadav. Aga see, kui millegi vastu liitakse, ma arvan päris tobeneks välja, kui me paneks Tallinna koalitsioonilepingusse, et seisame iga legaalse vahendiga vastu siiru ehitamisele näiteks. Et ma arvan, et tartlased vaataksid väga suure muigile. Paljud tartlased kindlasti kiidaks heaks. Seda küll, aga see oleks väga pentsik, eks ole. Et selles mõttes, et
Tartu puhul oleks kindlasti võimalik teha ka parem koalitsioon kui praegune. Siin sõltub ka väga palju nüüd Isamaa enda nii-öelda julgusest, otsustusjulgusest, kas minnakse seda kolmikliitu kokku panema või jäädakse nii-öelda mugavalt Reformierakonna käevangu, nagu hetkel tundub. Aga Narva puhul ma korra tahaks Narvat kommenteerida ikkagi, et seal ma arvan, et ei ole üldse küsimus väga selles, mis erakond või mitte erakond. Tegelikult seal on küsimus selles, et kas see Narva uus võim saab olema eestimeelne, eestikeelne ja tegelikult hoiab seda Narvat heas mõttes ikkagi Eesti inforuumis, kultuuriruumis, sealhulgas just keset seda Venemaa sõda Ukraina vastu. Ehk et seal ei ole tegelikult meil väga suuri parteilisi, nagu ma arvan, eriarvamusi erakondade vahel, ja seal kõige olulisemad kesksed väärtused on tegelikult samad ja seal meie lootus on see, et kui Katri Raik suudab seda tasakaalu hoida, siis tema peal meie kaardid lootus on. Ma juhiks muidugi tähelepanu sellele, et Narvas on tasakaalu hoidmine Raiki ja Stalnuhhini vahel, nii et sellest eestimeelsest Narvast võib-olla me peame natuke ootama seda hetke, millal see saabub, aga praegu tundub, et see koalitsioon väga selline eestimeelne ei tule. Ma olen nõus Taneliga, et omavalitsuses hakata võitlema kellegi teise omavalitsuse vastu, et tema elukeskkonna tegemiste vastu ei ole mõistlik, et meie panime ka samuti nii Haapsalu koalitsioonileppesse, mis on praegu siis tegemisel, et meie seisame jätkuvalt Rohuküla raudtee poolt. Me teame, et ehitusprojekt on valmis, turbani on tehtud, nii et... Ja see on, ma saan aru, Tallinna rahvale peale mõeldes, et nad saaks Haapsalusse liikuda. Laagri, Turba, Hiiumaa ootab seda, Läänemaa seda ootab. Nii et see sõltub muidugi väga palju kohalikest oludest. Ka Urmas Reinsalu on öelnud, et Tartus oleks pidanud Isamaa tegelikult endale võtma linnapea vastutuse. Aga koha peal on omad inimesed, kohalikud kokkulepped, kuidas keegi kedagi usaldab. Nii et ega kõik asju tegelikult keskkontorist ei ole ka mõistlik juhtida. No üks asi, mis vajaks tegelikult opositsioonitunnis veel vastust, on siis see, et kas valimistel ka sel korral on tagajärjed poliitikale Toompeal või pole hullu, et Igor Taro, Kuldar Leis said Põlvas veidi üle 30 ja alla 40 hääle, Lauri Hussar Viimsis 44 häält ja ka teiste ministrite häältesaagid olid nende tavapäraseid võimekusi arvestades ikkagi oluliselt kesisemad, et kas sellel on mingisugune mõju koalitsiooni tervisele või tegelikult, kuna mõlemad erakonnad ikkagi said suhteliselt keskpärase Eesti 200 isegi suisa halva tulemuse, siis tegelikult see tagab selle, et korrektsiooni ei tehta. No veel kord ütlen, et toimivas demokraatias tegelikult sellise toetusega valitsusjuht ja valitsus oleks juba tagasi astunud, aga praegu mulle tundub, et nii piltlikult öeldes Reformierakond ja Eesti 200 on oma viimase aastate halbade otsustega ennast nii sügaval üksteise kaisu mänginud, et tõenäoliselt sealt välja ei tulda, seepärast, et mõlemad on niivõrd viletsas seisus, et nad on sellises sundabielus, võiks seda äkki niimoodi öelda, jääb mulje ja tõenäoliselt püütakse siis järgmiste valimisteni niimoodi kuidagi vastu pidada, sest Eesti 200 enam künnise ületamise lootust ei paista, et nemad tahavad kuidagi valitsuses püsida ja midagi nagu sealt suurt maavärinat mina ei näe praegu. Andrei Korobenik, no Eesti 200 koguneb varsti esimest valima, kas neil on mingit lootust või seda erakonda ei päästa enam miski? No imesid on siin juhtunud, ma mäletan, me Taneliga oleme seda arutanud kunagi, Tanelil oli väga suur usk, et Eesti 200 ikka tõuseb, aga ma pigem enam mitte, okei. Kaldun arvama, et seda siiski ei juhtu, et see, mis toimub nende saadikutega, seda ma ei oska öelda, et võib-olla tõepoolest nad jätkavadki Reformierakonnaga koos valitsemist ja osa lõpetab poliitkarjääri, osa siis läheb mujale, aga Eesti 200 ei ole ühtegi ideed ja tegelikult kogu nende pärand, mis peale seda erakonda jääb, ongi 3 aastat hävitavat majanduslangust, Eesti ühiskonna ebavõrdsus ja kahjuks sedasi nad ajalukku lähevad. Karilaid, kus nad liiguvad? On näiteks Isamaa fraktsioonis tehtud mõnele Eesti 200 liikmele ettepanek liituda? Ei ole tehtud, aga kui ma meenutan Lauri Hussari väljaütlemisi, et nad lähevadki valitsusse viima ellu Reformierakonna poliitikat, siis ta oli vähemalt aus ja nii oligi. Ma lugesin eile Margus Tsahkna väljaütlemisi, et nad ei ehitagi 1000-aastast erakonda. Et tegelikult on ka tänased Eesti 200 juhid öelnud, et selle parteiga ongi läbi, nad annavad oma kehasid, oma hääli veel natukene seal parlamendis Reformierakonnale. Põhiküsimus on, mis saab Reformierakonnas, kes on aastast 2007 järjest parlamendi valimisi võitnud. Kristen Michal ja Reformierakonnast tahab mõtleb kahtlemata selle peale, milliseid lükkeid teha, kas teha suuremmahulisem valitsusremont, kas tagasi astuda, otsida uut erakonna esimeest. Küsimus on ainult ajas. Selge on see, et opositsiooni unistus oleks see, et Jürgen Ligi jääks
rahandusministriks ja Kristen Michal jätkaks peaministrina. Et siis sel juhul praegune häälte usalduskoefitsient, mis näitab, et koalitsioonil on 13% ja opositsioonil on 70% millegiga seda usaldust, siis tegelikult need käärid veel suureneksid. Nii et eks mingeid muutusi tehakse. Küsimus on, et kas seda suhtekorralduslikult õnnestub ka valijatele maha müüa. Ja meie soov, et kui Isamaa sai ikkagi väga tugeva nüüd mandaadi kohalikel valimistel 350 kohta volikogudes, et me oleme väga selgelt adunud, et kõige suurem eksam, kõige suurem tegelikult võimalus Eesti kurssi muuta paremaks on 27. märts. Me näeme, et tulevad kuskilt sisse ka poliitilise turu peale parempoolsed. Me näeme, et Reformierakond midagi plaanib, aga Eesti 200, temaga on tõesti juba ka Eesti 200 juhid arvestanud ja seda erakonda varsti ei ole. Tanel Kiik, mis saab siis Reformierakonnast ja Kristen Michalist? No Tallinna piirkonna esimees Reformierakonnas võttis vastutuse, peasekretär astus tagasi, aga mis saab peaministrist ja Reformierakonna esimehest? Jah, no ja, aus vastus on, et ma ei tea, aga kui küsida seda, et mis nagu peaks saama, siis ma pean tunnistama, et siin olen üle pikka aja vist EKRE siin juhtivpoliitiku Siim Pohlakuga nõus, et tegelikult sellise valimistulemuse peale, et väga paljus Euroopa riikides tõesti valitsusjuht astuks tagasi. Et see on selline praktika tava, et kui sa ikkagi kohalikel valimistel, nii-öelda vahevalimistel küll, aga saad ikkagi hävitavalt lüüa, siis sa tunnistad tegelikult seda lüüa saamist ja võtad ka selles mõttes vastutuse. Et seda hetkel Eestis ei tundu, et juhtub, meil ka sellist tava ei ole, aga tõsi, et meil on ka varem, eks ole, selline kohalikel valimistel valitsuserakonnad kaotanud või toetust kaotanud, aga nii-öelda Riigikogu valimisteks kosunud, siis eks küllap see on ka Reformierakonna parim plaan praegu. Mis puudutab nüüd Kristen Michalit, siis eks ta on ennast ise tegelikult see nurka maalinud. Et ta on ühest küljest läinud väga suure poliitilise riski peale, ühel hetkel otsustades jätkata valitsust koostada ainult Eesti 200 kahekesi. Mulle tundus see juba tol hetkel viga, mitte sellepärast, et ma olen sotsiaaldemokraat, vaid sellepärast, et lihtsalt poliitmatemaatika ütleb sulle, kui saad kaks nõrka erakonda kokku, tol hetkel Reformierakond on madal seisus, Eesti 200 juba siis alla künnise, et loota, et siis sealt pealt tuleb midagi suurt ja võimast, eks ole, et see tundus mulle tol hetkel juba naiivne ja Kristen Michal ma kindlasti üldiselt naiivseks inimeseks ei pea, aga ma arvan, see oli tegelikult viga, et püüda kaksikliitu teha parlamendi kõige väiksema toetusega erakonnaga, et sellega ei saa väga kaugele purjetada või sükest eriti kriisi ajal või mitme kriisi ajal tegelikult sellist laiapindset rahulolu valitsusega saavutada. Et nüüd, mida Reformierakond tegema peaks, on kindlasti tegelikult tunnistama esiteks oma vigu, mida nad ei ole sisuliselt teinud, nad kui nendivad, et siin sõda ja muud asjad, eks ole, aga tegelikult erakond ise on need vigu, et ta on nii see maksudega rapsimine, nii seesama retoorika, mille viitasi, ma arvan, et need valitsusmuudatused, mis tegelikult on see valitsuse kandepinda ühiskonnas nõrgestanud ja ka sellist, võiks öelda, terviklik vaadet just ühiskonnale vähendanud. Ehk et ühest küljest rahvas neid ei toeta ja teisest küljest ka nende arusaam sellest Eesti inimeste eluolust ei ole täna tegelikult piisav, et teha adekvaatseid otsuseid. Ja ma kardan, et kui refliselt tiksub edasi Reformierakond praegu sinna nišis, kus Eesti 200-ga, siis umbes sama toetus neil mõlemad säilib kuni Riigikogu valimisteni ja tegelikult meil on jälle ühe aasta lihtsalt kaotanud. Aga Andrei Korobeinik, siin on korduvalt olnud viiteid kunagisele teie Reformierakonna kuuluvusele, et kahtlemata te ju Riigikogus suhtlete kõikide poliitikutega nii EKRE-s, aga ka Reformierakonnas. Kui närvilised on Reformierakonna fraktsiooni liikmed, kelle jaoks praeguse reitingu realiseerudes siis põhimõtteliselt ju 2/3 nendest jääb tööta. Riigikogus neile järgmises koosseisus kohta ei ole, et kui palju see välja paistab? No ma arvan, et neil on usk päris tugev, et reiting paraneb ja loomulikult see on Eesti jaoks probleem, sellepärast et selle nimel hakatakse jagama raha sinna, kuhu võib-olla nii väga jagama ei peaks ja eelarve läheb veelgi suuremasse miinusse, aga tõsi ta on, et kui meil on kogu tähelepanu siin Eesti 200 peale, et mis juhtub nende saadikutega, kas nad hakkavad otsima mingit uut poliitilist kodu, siis sama olukord on kahtlemata ka reformierakondlastega, et võib-olla need Eesti mõistes A-klassi poliitikutel on mingi lootus, et isegi madalreitingu puhul nad Riigikogu pääsevad Reformierakonna nimekirjas, siis need natuke madalama häälte tulemusega inimesed saavad aru, et seda ilmselt väga ei tule ja need kohalikud valimised olid nende jaoks selline isiklik reality check, et kui sa ikkagi saad 30 häält oma koduvallas, siis võib-olla sa saad aru, et 1,5 aasta pärast sellist helget tulevikut ei ole, et
ma usun, et järgmine aasta on meil Eesti poliitikas parlamendi tasandil tuleb väga-väga dünaamiline. Ja meil on minut saate lõpuni. Järgmised valimised tegelikult ju on presidendivalimised, seal on Riigikogus ennekõike kõige suurem roll esimese hooga, et kas on kusagil fraktsioonis mingi tunnetus ka, et kellest võiks järgmine president saada? See on vist natuke vara veel öelda, et kandidaatide väljatoomise aega küll nüüd tahetakse pikendada, aga praegu on veel vara. Seda tegelikult teadmist ei ole. Isiklik seisukoht on, et Vabariigi president Alar Karis on oma tööga täiesti hästi hakkama saanud. Ehk ta kindlasti on üks väärikas kandidaat selle ametikohale, kui ta soovib teist ametiaega. Aga praegu on tõesti siis parlamendis arutelu käib Vabariigi presidendi valimise seaduse teatud muutmise üle. Näiteks, et tuua siis seda kandidaati esitlust tähtaega ettepoole. Ja sotsiaaldemokraadid on teinud ka ettepaneku, et tegelikult tuleks valimiskogu osakaalu suurendada, nii nagu ta haldusreformi eelselt, et umbes 2/3 oleks valimiskogus kohalikest omavalitsustes, 1/3 Riigikogu, mitte pooleks, nagu ta nüüd praegu on. Ja Keskerakonnal ja Isamaal on ka mingi tunnetus olemas? Ootame ära, mida ütleb siis istuv president, et kas ta tahab jätkata või ei taha. Isamaa on teinud presidendi valimiste korda muudatuse, et valimiskogu võiks suurem olla. Sellega saaksime seda rahvale lähimust parandada. Nii, ja saate me ikka oleme seisukohal, et varem või hiljem võiks presidenti valida Eesti rahvas. Täpselt, jah. Seda konsensust nagu siin praegu väga ei näe. Aga tõsi, hetkel on praegune president selge favoriit, sellepärast et muid kandidaate ei ole, aga mul sisetunne küll ütleb, et seekord Riigikogus seda valikut ei tehta. Aga selline sai tänane opositsioonitund. Tänan Andrei Korobeinikut, Siim Pohlakut, Tanel Kiike ja Jaanus Karilaidi. Saadet juhtis Mirko Ojakivi. Kuulmiseni. Aitäh!